See on sponssid ikka või? Hiline. Jah. Kuule raks, vaata, Fiat 500, pisikene linnapunn. Nii. Kõvem mootor, veits sportlikum, väljast lahedam. Mis auto saame? See sama ju. Abarth 595 Turismo. Täpselt nii. No aga siis on teada värki. Alustame välimusest, vaatame, mis asi see on. Muidu nagu suhteliselt Fiat 500 nagu ikkagi. Või kuidas sulle tundub? Ei, 100%. Ta on, ma ütlen seda, et välimuse poole pealt selle autol on see hea, et linnapildist sa tegelikult ei saa aru, et see Abarth on. Kui sa seda märki seal ees ei näe, siis väga palju sa ei näe. Kui sa seda autot jälgima hakkad, siis sa saad aru, et on midagi muudetud. Jaa, ma arvan, et teravam silm tabaks ära, et taga on ikkagi 2 suht normaalset sumpat. Topelt sumpad. Ja normaalne spoila ka, et nagu tavaliselt Fiat 500 sihukest asja ei ole. Sumps on fake või? Ei, sumpsu mahub 3 sõrmi ilusti sisse. Korralik. Mõlemal pool niimoodi teha. Tagaspoila, päris pikk. Jaa. Tundub, et see nagu teeb ka midagi. All on ju täiesti... Diffuusor. Jaa. Mis üldiselt sportautodel ikka teeb midagi, aga seal ta on lihtsalt ilu pärast. Annab juurde küll välimusele. Aga liigume ettepoole, mis seal põnevat on meil. Abarthi märk, päris siuke suur ja Scorpion on pealt. Jah, see on Abarthi siis tunnus, nagu Ferraril on see hobune seal peal, siis itaallased jätkavad seda loomariigi esindamist ja nüüd on siia Scorpioni ette pandud. Mis siin ees veel on? Noh, siin tegelikult siin esivõre sees on tegelikult ka sisse kirjutatud Abarth, millest me tegelikult ennem ei näinud väga, aga me panime tähele, et sinna mustri sisse on pannud Abarth. Jaa, siuksed pisikesed detailid, nagu see on siuke Itaalia värk, ma arvan. Nagu. Jaa, see on mingi insenerid on möllanud seal veidikene, andnud möllu pannud. Aga muidu 17-tolline velg, päris normaalne koos Pirelli P0 rehviga. 205 lai, 40 profiiliga, 17 tolli, ma arvan, selle autol on täiesti okei. Fiat 500, aga mitte päris Fiat ikkagi tegelikult. Jaa, Xenon tuled ees. Udutuled, päevatuled, igasugused tuled vilek küljes. No. Tal on pärlmutter värv, ehk siis tal on Bianco White, 3-kihiline valge värv. See oli päris ilus. Aga ma arvan, et liigume edasi sisu juurde. Jaa, ei, ma arvan küll, jah. Võib sisu poole minna. Sulle seest tundus, ma ütleks niimoodi, et ma ütlen oma arvamus ära. See on sisuliselt täpselt sama nagu Fiat 500 seest. No, oota nüüd. No vaata nüüd istmeid ikkagist. Jaa, ongi, ma ütleks, et on kaks detaili ongi selles. Vaata neid pedaale. Ma ütleks, et ikkagi suures plaanis on 2 detaili, ongi istmed ja rool, mis paistavad silma, millest saad eristada, et see ei ole päris Fiat 500. Aga muidu sama multimeediasüsteem, infosüsteem, Android auto, Android auto, Apple CarPlay olemas, Navi. Touch oli suhteliselt okei. Enam-vähem toimis. Täiesti nagu aktsepteeritav. Telefoni sai ühendada ka suht kiirelt ära. Kõne oli suht okei, kui tegime.
ütleme nii, et nagu põhielemendid on olemas, käetuge ei ole, aga see-eest 4 topsi hoidjat. Saad sa aru, siin väikses autos on 4 topsi hoidjat? Noh, mõnes ei ole kuradi ühtegi. Ja rool on suhteliselt minimalistlik, selles suhtes, et ei ole nuppudega üle küllatud ja need nupud, mis seal on ilusad suured ja tõmbab kõla nagu vana inimene juba. Aga täpsemalt öeldes seal rooli peal on 8 nuppu, see on varustuses kirjas. Räägi materjalist, sa vana materjalist. Ma vana materjalikuru, rääkides materjalidest, siis istmed nahast, väga šefid, rool kaetud nahaga, ka šef, aga siis liigume siin armatuuri juurde. Kõva plastik, vana hea, uste peal kõva plastik, vana hea, aga uste peal on ka natukene pandud nahka, et asja nagu leevendada. Ja seal selle käepideme või selle käetoe juures see osa on nahast ja see on siuke pehme. Aga arusaadav sellepärast, et tegelikult auto ei maksa ulmelist hinda. See konkreetne mudel, mida meie siin testisime, 26 000. Aga üks asi, mida me tähele panime või noh, istmed on suhteliselt nagu, siit vaadates ka näevad suhteliselt ägedad välja, aga peatugi on nagu näiteks meie jaoks täiesti kasutu. Ütleme nii, et suuremal inimesel natukene vähe ruumi ja ega see külgtugi väga palju hoidnud, aga parem kui ilmselt standardiste. Aga peatugi on tõesti ebareaalsel kaugusel kuskil taga. Tead sa, mille jaoks see on? See on selle jaoks, kui sa kiivri pähe paned ja rajale lähed, siis sul on siin taga seda ruumi vaja. Ralli teema, puhas ralli suunitus. Ja viimane asi, pagass. Siuke arvestatava suurusega. Poe toidukotid mahuvad ära. Kuna see on luukpere auto, siis ta peab olema see pagassis see kate ka vaata. See kate on mehine seal. Massiivne kate. Aga äkki lähme siis selle... Kõige tähtsama punkti. Ja ikka selle auto tehniline sooritus, kui hästi ta sõidab. Vaatame. No nii, võimsus. Süda, autos süda. 1,4 liitrine bensiini turbomootor, 121 kilovatti. 165 hobujõudu. Võib-olla ei tundu kõige suuremad näitajad, aga auto tühimass 1100 kilo. Kogu see jõud pannakse maha läbi esiratast ikkagi. Nelikud ju kindlasti ei ole, aga automaatkast. See on siuke... Valus teema vist selle auto puhul. Natukene valus teema. Robotiseeritud Dualogic automaatkäigukast. Minu jaoks uus teema. Käigukang enam ei ole. Vajutad nuppe. 4 nuppu. Ja sellega piirdub kogu käigukang ja kast. Rääkides sellest käigukangist kiirelt põikam vahele, siis sellist nuppu nagu P ehk siis park ei ole, vaid pead pöötama neutralile ja tõmbama kässari peale. Vana, lühidalt öeldes, automaatkäigukast käitub nii, nagu sa sõidaksid manuaaliga, ehk siis käiguvahetused on väga pikad ja ta laseb pöörda väga kõrgele. Ja väga äkilised on, väga siuksed äkilised. Et oleks selle auto puhul manuaalkast või valik. Kompetitsioonel saab tellida manuaaliga. Et sellisel juhul ma arvan, et sellest autost oleks päris hea seda võimekust kõike maha panna ja tõmmata normilt foori tagant peeneks. Nüüd, Fredi, kui sa läheksid sellega vana linna, mis tunne sul oleks, kui sul on rataste all koni vedrustus? Ehk siis, kuidas on selle auto vedrustus lühidalt? Lühidalt öeldes? Sportlik. Väga sportlik. Üks kõige sportlikumaid vedrustusi, mida ma olen tundnud, sellepärast, et see on pisikene auto, ta on kerge auto ja ta on väga jäiga vedrustusega, tal kere kaldumised praktiliselt puuduvad. Kui ikka sõidad mingisugust luugist üle või väiksest kühmust üle, siis ikka tunned seda. Nii, ma võtaks kokku selle asja niimoodi, et pikale reisile ma selle autoga kindlasti ei läheks, see on ikkagi loodud linnakiirustele. Millest me rääkimata jäid? Häälest. Oi, hääl on tõesti, ütleme nii, et V8 ei ole, aga ikka... No äge ikka, ma ütlen ausalt. Plärtsu. Äge auto, äge hääl. Ja kokkuvõtvalt mina ütleksin selle kohta niimoodi, oma klassikalise lause, et
auto on lahe, aga ise ma seda ei ostaks. Ja pigem ma ütleks, et naiste rahvale suunatud, sellepärast, et 190+ vennal on ikka suht keeruline igapäevaselt siukse autoga sõita. Ütleme nii, eks iga vend saab ju ise nüüd proovida seda. Tegelikult saab kõiki neid Abarth mudeleid või neid, mida esinduses olemas on, Autospiritist proovida ja proovisõitu registreerida, sest ka täna nemad andsid meile selle võimaluse proovida seda masinat ja tunnetada ja nautida ja anda sellest oma arvamus. Seega, kui teid huvitab, kuidas see auto ise sõidab ja kiirendab ja häälitseb, siis minge Autospiritile kodulehele, broneerige proovisõit ja minge proovige ise järgi seda autot. 10 palli skaalal, kõige olulisem teema meie siin uues formaadis. Palju annad sellele uhkele itaallasele? Kiast ta jääb minu jaoks alla, ehk siis mina jätan ta 6 peale. Jaa, mina jätan sellele autole palju arenguruumi, et võib-olla tulevad põlvkonnad parandavad siin nipet-näpet vigasi ja õpivad, et annan 5,5 10. Vaatame, mis see arvutus näitab, mis see keskmine tuleb, aga siinkohal ega me siis ei saa muud öelda, kui et oma silm on kuningas ja oma kõrv on kuningas, ehk siis mingi proovige ise järgi ja aitäh Autospirit ning meie poolt on kõik. Jaa, see oli ikka. Järgmise korrani. Bye!